sõbrad tahtsid, et mina hakkaks vlogima oma seiklusi ja kuidas ma hakkan elama USA-s, siis teeme selle ära. Praegu on kell 5 hommikul ja mina ärkasin just ülesse. Mina hakata Tallinnasse sõitma. Ma eile vokkasin nagu issand kui kaua. Nagu see oli reaalselt kõige väsidav masin, ma kunagi oma elus vist teinud. Aga ma olen valmis. Mul on kõik koos. Mul on tegelikult pagasits üle. Aga me elame üle. Kõik on tegelikult üle. Käsipagas ja pagas mul. Aga pole elu lõpp. Ma palvetan ma juba juurde maksma. Nii et jaa, let's do this. See on veits hirmus, aga it's fine. Saab hakkama. Tea, ma nüüd lähen varsti pessu. Teen oma skincare'i, vahetan riided ära. Ja, sest ma konkreetselt panin kõik oma akupanga ära, kõik laadjad, juhtmed, dokumendid. Et jaa. Ma loodan, et teile meeldib see vlog. Minu seiklus hakkab siit. Hakkab täna ja nüüd ma sõidan peaaegu 24 tunni kokku. Sest et ma nüüd sõidan Tallinnasse ja minna Helsingisse sõita ja siis Helsingist ma sõidan Dallas, Texasesse ja sealt ma sõidan Santa Fe New Mexicosse. Ja siis seal ma sõidan Albuquerque ja siis seal ma sõidan alles lõpuks oma linna Las Vegas. Let's do this! Sellega on ka lugu, kui mul on aega, mille ma räägin sellest. Nüüd ma lähen võtama pagasi ja siis ma ei tea, mis ma edasi teen. Pagasi saadud, pagasi sain kätte. Kas on tehtud, pagasi sain kätte. Tšekin, pagasi on uuesti ära. Käisin uuesti nagu selles... No kontrollitakse, vaata, nagu kõik need asjad võetakse ära. Või noh, see elektroonik selles käisin ära. Ja nüüd ma lähen Skyline. Igas ma lähen mingi asjaga, lihtsalt enda terminalis. Ma olen praegu terminalid ees, aga e-terminalis on Skyline'iga lähen nüüd nii, et nii lakk. Nii, ma lihtsalt ma kiitiklasse E23B. Ma lähen tagasi nagu e-terminali Euroopas. Ma pärast vaadata ringi, ma olen nagu mõned tunnid aega. See praegu nagu ei jäägi jooksusin, aga see hakkasin just. Crazy. Nii, ma pean mikrofoni rääkima ja. Nii, ma olen nüüd Tallases, ma olen enda terminalis, ma olen enda gate'is, ma ootan sellise nagu päris pikalt tegelikult. Ja lend oli nagu see maandumine väga hull, nagu tõesti väga hull. Mul pole nagu ammu nii hullu maandumist olnud. Ja siis toit oli nagu mega hea, meil oli pastat saime snackiks, nagu 2 toitu saime. Ja siis juurde oli kanariisiga, see oli päris hea. Ja siis me saime nagu, alati me saime sufleed. See, vaata, see Fatsersi, see, oh my god, see oli nii hea. Ja siis me saime, siis hiljem saime nagu ühe pasta, nagu see oli nagu maitseka, see oli soe, see oli kreemine. See oli nagu reaalselt, see on nagu selline koht, ma võin, see oli parem kui beeri nagu pasta, näiteks. Mingi tomati ja mingi pipra ja mingi juustub täiega hea, mulle nii meeldis. Nüüd ma nagu vett ja ma söön krõpsud. Sest nagu ma vaatasin võtta midagi süüa, aga samas nagu ma ei viitsinud. Ja
Also ma olen siis 24 tundi üleval täna, kuna ma jõuan alles 11 enda ülikooli. 11 õhtul. See on fucked up. Aga jaa, veits nagu imelik on. Ma ei tea, ma nagu nüüd hittinud, et ma nagu olengi päriselt siin. Et ma käisin seal customid, need oli veits hirmsad. Et need nagu tõesti, nagu mees enne mind nagu võeti nagu kõrvale jutt rääkima. Ma olin nagu pekki, kas mina olen ka nüüd või? Ja siis kõik nagu räägi, kõik tahab mingi small talk'i teha, nagu naine mu ees, eks va treppide, no jah. Oli nagu, see kõlas nagu papaki korraks, mida pakki nagu. Ja nagu kõik on väga sõbralikult, nagu väga palju räägivad. Ja see on veits kultuuršokk, aga see customid oli ka korralik ja see nagu issa, mis see nimi? Mul on käe keele peal. No see, et sa saab pagasi mitte pagasi. No igatahes see kontroll, vaata enda käsipagasi kontroll, need asjad. See oli nagu väga palju inimesi, nagu väga palju. Ja siis ma käisingi, et tulin lennult maha. Siis ma läksin mul oli customs kohe, siis ma võtsin mu koti oma, mis ma äraantava võtsin, siis ma viisin selle äraantava tagasi viisi kohta, et pagast ära anta, siis oligi see nagu see ja siis ma tõusin nagu väga pikk oli. Nii et ja siis ma käisin siin nagu see toidupoes, kioskis, nii kallis, mul oli väike krõps ja võib-olla $7 ja midagi, ehk 6 eurot, 39 senti läks vist. Okei, nagu ma saan aru lennu ja, aga kui see on mul poes ka. Ma vist nälgin siin lihtsalt. Mul see kaadlane tunne. Ja nüüd ma ootan siin rahulikult. Ma vaatasin, mu USA pistik töötab, väga hea. Ma korraks kartsin, et äkki ei tööta. Ja nii et good luck to me. Mul on veel 5 tundi reisida, kokku. Ja, veits vähem kui 5 tundi. Mõne minuti vähem. Ja siin veel passida. See on äge mingi 6-7 tundi konkreetselt pean veel olema, enne kui ma saan ülikooli oma kivivoodi peale. Sest et seal ei ole seda nagu pehmendusasja veel nagu lisamadratsi peal ostetud. Love it. Tere hommikust, maailm. Mingi orientation tee mingi 3 minuti pärast hakkab. Ma isegi teaks, ma registreeritud sinna, actually. Ja ma nagu tegelikult ei tea, mida ma teen oma eluga praegu, ma kõnnin lihtsalt üksinda kurat uues linnas, uues riigis. Ma nagu actually don't know. Ma nagu tõesti ei tea, mis ma teen. Kus ma olen. Aga ikkagi ei tea. Minu house, minu dormituur. Nii, okei. Siin on nagu alati teid. Siin on minu prügikast, Gatorade, applesauce. Siin on minu kummut, kus on minu väga tõstis asi, millega ma saan igast poole sisse. Meie maskotikaru, väike pilt eelmist hooajas, päikskreem, keel, minu kõik ehted. Nii, ma pean veel selle üles liputama muidugi, aga siin on ka nagu minu asju. Mul nagu see ei ole organiseeritud. Mõned pildid, mis ma sain kaasa võtta. Ma tahaks teist rohkem võtta, aga võib-olla nagu talvel võtan. Nii, minu pleed, mis ma ostsin. Muidugi Eesti lipp peab üleval olema. Nii, nüüd kapp. Siinpool kappi andis mu toakast andis mulle selle. Ja siis mul on nagu siin kõik selline minu katki on kohver, mis talle välja läks katki. Ja siis siin on mul nagu all jalanõud, veel riideid. Ja siis ma ostsin veel 2 nagu sellist karpi ka, et ma saan mõned asjad veel panna. Aga that's it nagu Ja siis siin all on mul nagu toit, mis ma ostsin. Reed, Eesti kombis on taga mingi beef sticks, dokumendid. Nii et jaa, that's it.
Hope you like it. Tänaseks on möödunud siis 14 päeva sellest, kui ma tulin siia esimest korda. See on väga äge. Nagu see aeg on väga kiiresti läinud, siin on nii palju mida teha ja meil on kogu aeg nagu terve kava. Nagu see on enne meie pre-seasonit, mis hakkab nüüd esmaspäeval. See on meie kava, mida me kõik teeme iga päev. Ja siis meil on ka netis kava, mis uuendub kogu aeg, kui on mingi muutused, siis meil on veel üks äpp, kus on ka need kavad. Igatahes väga palju asju on siin. Nüüd ma pean küll täna minema raamatukokku, et ma saaks välja printida oma class schedule ja siis ma pean veel minema meie kooli kliinikusse, et ma saaksin oma sickle cell testi kätte, et ma saaksin need üles laadida meie ühte äppi. Ja siis ma käisin Santavees, ma siin targetist endale Oala. Ma olen nüüd tunnen ennast ameeriklasena. Mul on nüüd päris selline, see hoiab peaaegu liiter vett. Nii et ja see hoiab seda vett külmana. Ja ma väga tore selle üle, sest siin on palav. Nagu eile on AC selle nagu toas päris nagu kõrgele pandud või nagu igatahes nii päris külm on, siis ma kannangi pusa praegalt. Aga väljas on mingi 30 kraadi minus praegalt. Vist on, jah. Nii et ja, väljas on palav, sees on külm. Ja siis ma tegin eile küpsisetorti. Kõikidele väga meeldis see. Nagu kõik, kes said seda süüa, kõikidele meeldis. Ja see tegi ja see maitses nagu Eesti oma. See nagu maitses peaaegu sama, mis ma oleks saanud teha Eestis osatud asjadega. Mis on nagu üllatas mind täiega, sest ma kartsin, see ei tule nagu nii hea välja, aga see tuli päris hea. Ja siis järgmine nädal esmaspäeval hakkab meil Hello Week ehk pre-season, mis on nagu fitness teste täis ja nagu ma olen oma treenikaaslaste 24/7. Ainult see on magad nagu eraldi põhimõtteliselt. Mina muidugi ei tee seda kõike, sest et mulla veel pean ravima ennast, aga muidu ma nagu loodetavasti saan hakata ise nüüd jooksma, sest ma peaks äkki homme suutma sörkida või ülehomme. Oleneb, kuidas mul pea laseb seda teha, sest siin ma oma selle athletic traineriga olen igapäevase hommikuti kokku, teen concussion testi ja siis ta ütleb mulle, mida ma võin teha, mida ma ei või teha. Nüüd on tavaliselt see kõndimine, nagu mu pulss pole kõrgele läinud selle viimase 2 nädala jooksul, mitte üldse. Nagu ma olen ainult kõndinud ringe. Aga nüüd ma olen ka saanud jooksulindi peal kõndida, mis on nagu väga hea. Nii et ja selle üle ma olen õnnelik, ma saan hakata jooksma ja trenni tegema. Can't wait, sest ma väga tahaks nagu liigutada ennast. Ma tunnen, kuidas ma siin lähen paksuks siin. Ja siis meil oli näiteks, eile oli ka meil takosi saime süüa sööklas, mis oli suht okei, nagu ma ei saa väga midagi halvasti öelda nende kohta. Ja siis meil muidu on nagu nüüd pre-season meil on ka iga päev kell 7 on trenn. 7-8 on trenn, siis kell 4 nagu 7-8 on fitness test, siis 4 on strength and conditioning ja siis 7 on õhtul on tavaline trenn. Nagu meil on ainult trenn, nagu see on õudne. Praegu meil on olnud nii, et kell 7 hommikul on strength and conditioning ehk kas jõusaal või siis jooksmine. Ja siis õhtul kell 7 on meil nagu player practice, sest et siin on reegel, et treener ei tohi
olla kuni teatud ajani nagu trenne anda. Nii et meie treener võib alles 10. augustist hakata meid nagu treenima ja nii kaua ma olen lihtsalt ise nagu mänginud ja teinud asju. Nii et jaa. Ja see, iga päev ma lihtsalt on hommikul vara üles ärkama, mina ärkan veel enam 6 natukene, et ma jõuaks 6:30 kõndida füsio juurde, et tema siis nagu ma teen testi ära ja siis ta ütleb mulle, mida ma ei tea, mida ei või teha ja et ma jõuaks tagasi õigeks ajaks nagu trenni, et kas nagu ise midagi teha või lihtsalt vaadata neid. Nii et jaa, väga väsitavad päevad on nagu need päevad ikka võtavad nagu korraliku mahtu ja siis vahepeal meil oli nagu hästi palju miitinguid erinevate inimestega. Siis see võttis ka nagu väga hullult väsitas mind. Ma lihtsalt istusin seal nagu pooleni magama nagu tahmas jääda. Ja, aga jah, muidu on väga tore kõik. Nii et ma ei tea, mille ma järgmise vlogi teen, aga see oli minu esimesed 2 nädalat siin. Ma tean, et väga palju klippe ei ole, sest et ma ausalt, et vahepeal unustasin täiega filmida, kuna ma olen ise nagu nii selle keskel, et mul oli vaja muud ja paremat teha. Aga ma luban, ma proovin paremini. See on lihtsalt esimene testrun. Vaatab, kuidas siis välja tuli. Sest et see on ikkagi veits uus minu jaoks. Aga jaa, tšau!